Tere, Palle autoringlusest siinpool ja see tuleb üks rääkiva pea video, mis võib-olla ei ole kõigi jaoks kõige põnevam. Aga kuna ma olen avastanud viimastel nädalatel, et minu tutvusringkonnas olevad autoala inimesed ei tea täpselt, millised maksud ja tasud on meil alates 2025 1. jaanuar ees ootamas, siis ma otsustasin, et ma seletan lihtsas keeles lahti kõigile, kes ei ole veel süvenenud või ei tea veel, mis tulemas on. Alustame lihtsamast. Automaks. Väga lihtne ja loogiline asi. Kõik hakkavad maksma, kellel on auto. Et ma ei mäleta peast, millistele sõidukitele ta täielikult laieneb, aga kuna ma keskendun hetkel autodele, siis ma räägin sõiduautodest ja maasturitest eelkõige, see on see, mida mina tean. Ja see hakkab olema siis summa per aasta, mida saab jagada 2 osaks ja tegelikkuses väga tobe asi küll, aga kui ma võtan siin mingid näidisautod, mida on Eestis palju, odavama otsa autod, siis näiteks Ford Focus bensukas 2007 aasta oma 74 eurot aastamaks, Volkswagen Passat B6 2008 aasta oma 89 eurot aastamaks. Ehk siis, jah, tobe, seda pole varem olnud, nüüd peab seda maksma, aga see summa reeglina vanemate autode puhul ei ole väga suur, on ka 50 eurot aastamaksu palju. Ja uuemate autode puhul, ütleme, on ta küll suurem, aga tegelik probleem, kui alles tuleb ja me kohe jõuame sinna. Võtame siis võrdluseks ühe mingi levinuma uue auto ka, võrdleme aastamaksu läbi. 2018 aasta Toyota Avensis bensumootoriga on 189 eurot aastamaks. Ühesõnaga, nii ta on. Ja paneme siia lõppu veel vähe midagi eksootilisemat ka. Võtame näiteks Ford F-150. Valime siit 2018 aasta mudeli näiteks. Ford F-150, 5-liitrine bensukas, 888 eurot aastas. Kohe jõuame hullema teemani ja see on teema, mida väga paljud veel ei tea. Ühesõnaga, lähme aastamaksu pealt edasi. Seda saab igaüks ise vaadata ka Transpordiameti lehelt, et palju see tema auto puhul olema hakkab. Ja loomulikult oleks mõistlik kontrollida, aga palju see hakkab olema selle auto puhul, mida sa võib-olla ostma hakkad. Aga lähme nüüd edasi. Registreerimistasu. Ja nüüd palun kuulake, need, kes ei ole kursis. Valeinfo on see, et registreerimistasu on ainult Eestisse toodud või uute autode puhul. See ei ole nii, seda arvavad tänaseni paljud. Registreerimistasu laieneb ka esimesel omaniku vahetusel pärast maksu kehtestamist. Lihtsasse keelde tõlgituna tähendab see seda, et kui sinul on praegu 1000 eurone auto, näiteks, ja selle registreerimistasu on 450 eurot, siis kahjuks su auto on muutumas prügiks. Sellepärast, et see inimene, kes ostab sult su 1000 eurose auto, tema jaoks maksab sinu auto 1450 eurot. Kas ta tahab su 1000 eurost autot 1450 osta? Tõenäoliselt mitte. Mis on su teine võimalus, et sa müüd 550 euroga oma 1000 eurose auto ja inimene maksab 450 ja saab endale ikkagi 1000 euroga 1000 euro väärilise auto. Igatepidi kellegi taskust see raha tuleb ja see summa võib olla ka päris suur. Lähme tagasi näidetesse. Ford F-150, 2018 aasta oma, 3705 eurot. Kui sul on täna Ford F-150, siis kontrolli palun, palju su regamistasu hakkab olema. Siis Toyota Avensis 2018 bensumootoriga 773 eurot. Aga see on juba reaalne osa selle auto väärtusest. Nüüd võtame veel Passat B6-l oli ta alla 400 euro ja Ford Focusel oli ka 300 midagi. Need on juba autod, mis maksavad konkreetselt, mida ma vaatasin, on müügikuulutuses üle 1000 euro natuke hinnaga. Ehk siis saate ise aru, millise osa see registreerimistasu auto hinnast moodustab. Odavatel just. Kallimatel autodel vägagi sõltub, mis autoga on tegemist. Mis siis saab? No, mis siis ikka saab? Kõik hakkavad maksma. Ja hakkavad maksma kohati väga robustselt palju.
ja minu jaoks eriti imelik on need autod, mis on odavamad ja vanemad autod, et neid võiks ju tegelikult edasi kasutada, paljud neist on päris korralikud. Et jah, kahju, kui sul ongi 1500 eurone auto, mille registreerimistasu hakkab moodustama 40% auto hinnast näiteks. Mida ma prognoosin, et mis see siis kaasa toob nii-öelda? No autoturg ära ei sure selles mõttes, et inimestel on ikkagi autosid vaja osta ja aeg-ajalt ka müüa ja autod lähevad katki, autod vananevad ja kuluvad. Et sellega ei saa nagu juhtuda liiga palju midagi. Küll aga julgen ma ennustada nüüd seda, et turu odav ots kaob ära. Et see, mis praegu on Eestis, et sa saad seal kuskil 700-800 euroga endale ülevaatusega auto, millega võib-olla saab 3-6 kuud näiteks sõita. Ma ei tea, mis sellest saab. Ma arvan, et need autod hakkavad rändama vanametalli ja need vähesed, kes praegu nende odavate autodega vitsivad tegeleda, et osta odavalt, teha korda ja müüa kallimalt, seda pole enam ka. Et ma ennustan, et see turu odavam ots tõuseb kuskile 1500-2000 euro kanti, et sellest allapoole ei hakka nagu liiga palju autosid müügis olema või tähendab, nad võivad olla seal, aga su ostuhind on koos regamistasuga ikkagi tõuseb väga palju kõrgemaks, et seal võib olla küll, et müügis on seal 700 euroga ja 500 ja 800, aga see ei ole reaalne tehingu hind, arvestades seda, et kulud kaasnevad, mida enne ei olnud. Ehk siis täpsustan, et turu odavam ots koos maksudega liigub kõrgemale, et ma ei oska öelda, kas 1,5–2 või 1000–1500, aga koos maksuga 500 euro eest sõitvat ülevaatusega autot enam ei saa, kuna inimesel on kasulikum see vanametalli viia, kui müüa seda 100 euroga. Mis ma veel oskan välja tuua, et praegu meedias väga palju räägib, et autoturg buumib ja kõik ostavad ja ma ei ole sellega täielikult nõus selles suhtes, et kindlasti müüginumbrid on uute autode puhul väga ilusad. Kasutatud autode puhul, ma arvan, suhteliselt tavaline aeg. Ma küll ise ennustan, et detsembri lõpus korraks võib tõesti buumida. Aga müüjaid on praegu väga palju, et kui sa nüüd praegu selle video peale avastad, et ma peaks oma auto ruttu maha müüma, kuna mul on 1000 eurone auto, mille regamistasu on 500 eurot alates 1. jaanuarist, siis kahjuks oled sa hiljaks jäänud. Kõik on juba seda alustanud, et proovida võid ja võib ka õnnestuda, aga ajastus on kehv, et võib-olla mõtled pigem sellega edasi sõitmise peale. Ja kindlasti on praegu suht viimane aeg osta igasuguseid odava otsa autosid, ehk siis kellelgi on vaja, ma ei tea, õppesõiduautot, kellelgi on vaja esimest autot endale, millega esimesed pool aastat sõita ja siis valida endale nagu päris auto, mis jääb. Kõik võimalikud igasugused juuniorite ja laste mingisugused põlluralliautod ja igasugused projektiautod, mis on, ma ei tea, ilma mootorita kered, mis on registris näiteks. Võib-olla ka ütleme sellised töötajate autod, kus näiteks kas ehitusbrigaadile on vaja või mingisuguste asjade vedamiseks, mis ei ole puhtad, kus ongi vaja mingit odavat autot, millest ei oleks kahju. Need asjad, need ostud on mõistlik küll teha praegu ära, sest praegu valikut jagub ja hinnad on head. Mis ma ise arvan sellest kõigest? Ma arvan, et see on pöördumatute tagajärgedega rumal otsus, et see on vale koht, kust praegu võtta, ärme poliitikasse hetkel lähe, aga hetkel kõige rohkem kannatavad need, kellel kõige vähem võtma peaks ja mul on tõsiselt kahju inimestest, kellel võib-olla ongi peres paari tuhande eurost autot, sisuliselt selle seaduse muudatusega nende auto hinnast näritakse kohe nagu arvestatav tükk maha. Ja tekitatakse olukord, kus autovahetus on väga palju raskem, kui ta enne oleks olnud. Kui sul on kahtlus, et sinu lähedaste inimeste hulgas on neid, kes ei tea veel või ei ole süvenenud, et mis hakkab järgmisel aastal toimuma, kes hakkavad maksma automaksu, kes registreerimistasu, siis ole kena, levita seda video, saada seda neile, jaga seda. Inimesed ei tea, kuna ma kordan see veel kord üle, mu enda tutvusringkonnas on autoalal tegutsevaid inimesi, kes praegu esimest korda kuulevad, et registreerimistasu tuleb maksta ka lihtsalt Eesti-sisesel esimesel omaniku vahetusel.
et siin ei olegi rohkem midagi öelda, see tähendab, et kommunikatsioon on olnud puudulik, kui inimesed ei tea ja ma räägin praegu autoala inimestest. Kui me räägime tavainimesest, kelle jaoks auto on lihtsalt tarbeese, siis ma olen päris kindel, et väga paljud ei saa tänaseni aru, et registreerimistasu hakkad maksma sa ka juhul, kui sa autot müüd või ostad Eesti-siseselt. Jah, sa maksad seda ühe korra, aga see üks kord algab 1. jaanuarist. Kui see on makstud, teist korda seda maksma ei pea, aga see selleks, esialgu on vaja see esimene ära maksta. Ja loomulikult ma olen tänulik selle eest, kui sa vajutad video all olevat telli nuppu, juhul kui sa seda veel ei ole teinud, sest siin kanalil muidu on üldiselt oluliselt põnevamad videod kui see praegune. Ja siis, mis veel uudist? Selline uudis on veel, et autoringlusel on uus koostööpartner ja koostööpartneriks on Refi.. Refi.. on ülilahe online Refi kaubamaja, loomulikult nad on kohapeal ka olemas, aga eestlane täna juba päris palju tellib e-poest asju. Ja mis mulle meeldib on see, et neil on väga hea valik, neil on ka muide väga hea valik sportreffe, kui keegi sõidab ringrada näiteks või mingit track day autot omab või midagi, siis Refi.is on koha peal igasugu nagu õiget kraami. Pluss loomulikult muu laiatarbekaupa, väga palju erinevaid brände ja Refi.i lehelt saab igaüks ise tellida. Sooduskoodi lahtrile tuleb lihtsalt panna autoringlus ja sellisel juhul tekib sealt automaatne soodustus, selle soodustuse suurus sõltub sellest, et mida parasjagu ostetakse. Ta ei ole fikseeritud, aga ta on ikkagi märgatav. Ma proovisin ise paari Refi jooksuga. Transport on seal niikuinii tasuta ja siis sooduskoodiga saab, ütleme, olenevalt ostu suurusest mõnikümmend eurot soodustust, tundus mulle, et on selline keskmine. Ja see on ju nii-öelda maast leitud boonus. Sellel aastal ei pea registreerimistasu maksma. Kui sa sellel aastal impordid endale auto, siis sa saad ta arvele. Kui sa sellel aastal müüd oma auto või ostad Eesti-siseselt auto, siis sa saad selle teha ilma registreerimistasuta. Järgmisel aastal on registreerimistasu võrdne, olenevata sellest, kas sa tood välismaalt endale auto ja võtad selle arvele oma nimele või sa müüd sama auto, oletame, et sul on Eestis teine samasugune, müüd ta Eesti-siseselt teisele omanikule. Need samad summad on samad, et see, kas sa tood välismaalt või müüd Eesti-siseselt, registreerimistasu laieneb neile mõlemale. See sõnastus on minu arust veidi imelik. Registreerimistasu ütleks justkui nagu registreerimisele, aga ei, registris sõiduki puhul on ka registreerimistasu. Tehniliselt oleks korrektne, kui need oleks omanikuvahetuse tasu ja registreerimistasu, aga ei, need on ühe nime all. Et ma loodan, et selle video lõpuks kõik nüüd said aru. Alates, kordan üks kord veel üle, alates 1. jaanuarist laieneb registreerimistasu sõidukitele, mis sa tood endale näiteks Saksamaalt, siis sa maksad registreerimistasu, et saada ta arvele, või sul on juba Eestis mingi auto, mille sa tahad lihtsalt müüa maha. Sellisel juhul sa maksad ka registreerimistasu sama palju täpselt nagu importimisel ehk maale toomisel. Ma ei oska enam selgemini seletada. Kui tekib küsimusi, kirjutage kommentaaridesse. Ja kirjutage ka, kas te saite aru, kes enne näiteks ei teadnud. Puudutab ühesõnaga kõiki, mitte ainult automüüjaid, mitte ainult neid, kes toovad välismaalt autosid, vaid puudutab ka tavalist autoomanikku Eestis, kes on selle auto 10 aastat tagasi ostnud. Teda puudutab see ka, sest kui tema selle auto maha müüb Eesti-siseselt, siis registreerimistasu peab maksma järgmine inimene, kes selle ostab. Aga nagu ma juba ütlesin, siis kuskilt peab see raha ju tulema. Tegelikkuses ma arvan, et see viib hoopiski autohindasid alla, sellepärast, et ostmine on kallim. Minu poolt on tänaseks kõik ja järgmised videod saavad olema kindlasti lõbusamad ja põnevamad. Praeguseks head aega!